kui te hästi plaksutate, siis 4 korda. Ma saan aru, et teie emotsioon ei ole praegu veel väga kõrgel, seetõttu ei olnud ka aplausi, aga üks osatäitja arvas, et see on natukene palju. Ma usun, et 2 korda järjest oleks ometigi õige, sest lugu puudutab sedasama kanti ja kuigi olla pisut fiktiivne, on seal päris kindlasti sugemeid päris elust ka olemas. Nii et Vanamõisa legend, millel ei ole päris nime veel, on üks nendest 4 legendist. Kohe tuleb teie ette Vanamõisa külateater ja loo on kirjutanud Kaur Riismaa ning lavastanud Auri Jürna. Kallid inimesed, kui te tahate seda kuulda, siis te peate olema suhteliselt vaikselt, sest nende kasutada mikrofonid ei ole. On ainult selle kauni kaare kõla. Ja seetõttu paluks ma tõesti nüüd vähemal ajal, kui toimub etendus, kuulata, vaadata ja nautida. Head inimesed, just nüüd ja just teie jaoks. Vanamõisa külateater. Aplaus! Ei tea, mis see uus omanikka selle vana Personi taluga peale võis hakata. Ei tea mina. Ja suur aed oma 200 õunapuud tuleb ära. Äkki ka peini ajama või miskit nüüd Euroopasse. Parem jah, et pank küüki pani. Tütartal see Salvena. See ju vana kedru. Mis see üksik naine sellise suure majaga paiaga peale oskab hakata, ei jämme ju midagi. Jah, ma mõtlen ka, et ikka parem on kui müükina. Äkki saab töödki või miskit. Suur aed, seal ikka tegemist ja abikäsi tarvis. Jah, mineval nädalal küll Salme tuiskas mööda külariigi nagu tuulistas. Endal selline tängu peas, et ära mine ligigi. Lööb maha, nüüd linnad lõõks seal veel äkilisemast läinud. Ta äske äkiline, vana tüdruku värk vist. No jõudu veel, kuna Roositalu poole saab. Aga mis teil seal Roositalus asja? Omad asjad. Tal on mingit sundmüüki pandud, mingile mulgile möödi maha. Tean. Aga teie oletegi see... Jah, sarv jogi, jah. Aga et sarv? Ja, just. No tervis, siis ka uus peremees. Tervis. Me siin mõtlesime, et teil on suur aeg käes, äkki abikäsi tarvis. No võib-olla tõesti on äkki need tule. No jah, muidugi. Uue kaldused vaja ju üle vaadata, jaa. No seda mina ka, et oma silm on ikka see... Kuningas! Just, oma silm on Martin Kuningas, kes korralikad telekist tegid tütar on täitsa veerad. Äkki juhata? Ei, no mina ka ei tea neid, iga päev uus ruhkistaar telekas. Ei, no kes ei jõua? Äkki juhatate teed? Ja vanasti oli Joala ja Eski oli ja terve ilm tead. Mehed, kurat, mina olen sarv ja mina kavandan. Tahate tööd saada? Sündatud see Roositalu. Andke lihtinimesele andes, no jäime ja tuturautu veeletama. Jah, et pane siit aga otse, kuni paremat kent on suur kuus. Siit pane pahemale ja sealt kuni laudani. Ja siis ikka otse, kuni on suur aed kohe õunaput täis. Kiirust lõikte saab suust vaadata. Tule vai, saimegi vist otsa peale või? No ja nüüd suured härrad linnast kohal, mis nüüd viga? Muidugi käegi elab tööd täis. Äkki ta noorid ka kaasas, siis suitsupausi ajal hea vaadata. Sind ja sinu jutt, tervised.
millal sa mul lähed? Mis kandsid asja? Ammu möödud. Ammuilma! On alati minagi peas käinud. Ise veel presidendil ordeni saanud ja jumal teab mille eest ja. Ega ei soovi enam lihtsa inimesega ju vestelda. Kuule, aga proovime. Ae, Salmekene, kui kena sind siin näha. Kas tulid meile külla? Astu aga lähemal, kuidas sul läinud ka on? Nüüd on vist rasked ajad käes, mis? Ega elu ei ole kerge. Mida teie ka sellest teate? Kuule, teeme ikka terega. Me oleme ikka ju kaasa tundnud ja aidanud ja. Teid ja te aitamist lõuamoorikud olete, muud midagi. Ei tea, kus siis teiega viib. Vana talu vaatama või? Ja sinna, kus noorpõlv möödub, ei tule iial tagasi. See minu isa kodu oli ja enne teda tema oma. Mitu põlve võin ju ikka käia vaatamas. Vaadata ju võib. Vaatama peab muidugi, et kas ikka uued omanikud hästi hoiavad. Ega seda ei tea jah, et mis. Ei no muidugi. Mis see teie asi on? Mina tulin vanaema kummilt minema viima. Niimoodi üksi viidki või? Kui tarvis tassin seljalt minema, sellele sarvele ma toda ei jäta. Kuidas seda toast välja saad? Riit on madal, läbi kõrgi ja kitsas ka. Ja sul peaks ikka abikäsi olema. Ega naisterahval pole lihtne. Et sa tuleksid ise teha, aga pesu vaja välja pesta. Tead, vaata, mul on ka nii, et käed ja jalad on nii tööd ja tegemist täis. Mina pole raskusi kunagi kandnud. Kuule, oota nüüd, kus sa lähed? Sa käid ka tiiraias ka. Vaata, kus sul on sellel aastal õunapuid niisugused õites. Noh, ega nüüd rangelt võttes ju sinu õunapud ei ole. Sa istutas. Ja ega sa noid ei saa kaasa võtta. Kõik jääb siia. Just, uutele omanikele vaadata ja olla. Aga järsku võtab maha. Mis te hullud ajate? Kuidas te õunapud maha võtab? Neid ei saa maha võtta. Neid ei tohi maha võtta. Pole nii hea siin otsustada. Sarv tuleb kohale ja siis on tema asi. Lasta ja puua ja lasta. Kui tahab, teeb parkimisplatsi või koe. Tankla või. Kuule, pandi nimesi puudu, edasti on suurt vaja. Puud oleks hea küll, poodi oleks tõesti vaja. Kes see poe teeb viljapuaeda? Ega tea. Järsku mõned jätab sinna poe ümber. Arvad, et jätab? Õunapuid küll maha ei võeta. Pole meie väikest inimest asi otsustada. Kui oli raha pangalt välja osta, on veel raha poolt teha. Oi, ma mõtlen ka, katseeri nagu proua. Laiad vahekäigud, võtad kaupa vasakut ja paremat ja uut poodi oleks küll vaja. Võib-olla sinna poe ümber natuke jätab ikkagi neid õunapuid. Arvad, et jätab või? Mina seda asja nõnda ei jäta. Kurat, ma ütlen, mina seda asja nõnda ei jäta. Mis? Sa tahad nad siis kaasa võtta või?
süüa peab saama. kuule, mis sa arvad, et võttis tõsiselt seda meie lõõpi või? Ma ei tea, aga nad seal linnas naljast aru ei saa. Ei noh, tead, aita mul see kalts välja pesta ja siis lähme vaatame, kus mehed on. Mina olen selle maa hooldaja. Omanik on härra Sarv, tema on mulk. Maa ja talu ja kõik kuuluvad temale. Aga praegu on talu tühi ja mina küll ei tea, et härra Sarv oleks oma proua siia ette saanud. Ei, no proua on minu oma. See on ju vana Roosi talu Bergmani oma. Bergman on surnud ja talu käis haavri all. See on nüüd härra Sarve oma. Kas need maast pane, kui ma siin natuke ringi vaatan? Pane. Ilusad õunapud teil. Aprillikuu ja kõik on õites. Ma helistan politseisse. Ma pole midagi ju paha teinud. Aga vaat mina võin teha. Ma pole isegi jõuele jõudnud. No politseisse võin ikka helistada. Ma ütlen, et te tungisite sisse. Ma lähen vahepeal minema. Ei, no aga see teie naine ju pidi võid kuskil siin olema või? Ei no kuule, kus sa tead, et mul üldse naine on? Äkki tulin sind siia vaatama? Jätke oma lollid naljad. Aga äkki olen mina härra Sarv ja tulin siia oma maid ja rahvaid üle vaatama. Oi, aga siis te peaks ju küll olema rahule jäädud, et ma võõrast inimest vaata siia maa ja hoovi peale ei lase. No ja au ja kiitus teile selle eest. Tore lugu küll, et uus omanik on väravas ja mina ei lase sissegi. Aga tegelikult ma peaks ikka mingit dokumenti küsima. Vaata, dokument ei ole kaasas. Kahtlane lugu. Ma ikkagi helistan sinna politseisse. No kui te Sarv olete ja no tõepoolest olete, no siis ma muidugi palun vabandust, aga no saate aru, ettevaatlik peab olema. Ei no mis vahet siin on, Sarv või mitte? Saage aru, mina ei ole seda Sarve ise oma ilmsilmaga näinud. Siin liigub ikka no igasuguseid niisuguseid utsatsakaid ja taluomanikke ringi, nii et no ettevaatlik peab olema. Ma tahaks seda lolli näha, kes teile tööd on andnud. No mis sa siin ajad, et taevasel ajal ja puha, ei tea, kas mu see puit on hästi teile õhtunud või? Kuulet ei tea ma midagi, aga õige see asi küll ei ole. No puud lõhkus ära ja mul ei ole 10 aastat vaja kirvest vibutada. Aga vihmaga mädanesid kõik ära. Ei no kurat, ta oleks siis kotsust ka riita ladu. Aga ei, tema joonikud tööle ei võtta. Mina tahaks teada, mis tegeldusi endal jälle olete kaela Ei ole meesi mingeid sekeldusi, kõik on selge nagu seebivesi. Kuule, see läks sul poole riivi. Laule tulite siia kirjutama või? Mis tööd? ja kus ja kellele? Ei no, meie veel ei tea. Küla noori peremehi täis ei tea, kohe keda varidagi. Jah, uhked auto sõidavad edasi ja tagasi. Nii uhke on vaadata, et ei saa silmagi vilgutada. Ma ütlen, see asi ei lõhna hästi. Olen see asi üldse kuidagi kirjutanud. Rääkige nüüd täpselt ära, kust ja kelle käest te tööd saite? Ei no, uued omanikud käisid siin. Ja meie saime auvaklikult teed juhatada ja üldse. Mis
missugused uued omanikud? Ei, no vana Bergmani olgu kultale musta on uus omanik, aga Sarv. Just. Härra Sarv ise tõstis oma peene kingakese üle meie Rooma kausele. Siin on uus omanik. Siin. Härra Kukumikali, teiega juttu rääkimas. No just, tema ise, no. Appi. Ei, no kus ta sul siis nimelugu on, kui ise käis ja oli ja küsis teed ja... Kuulge, Näidusin olen siis imelugu igada. mina olen Sarve näinud. Mees on rataskoolis ja sureb varsti ära kahvel. Vanast peast peale ahvuse piiri. Ostab kokku õigused ei jää. Teate, mina panen oma pea patti. Siin on pätid üle peal ringi liikumas. Ei no. Sina pane pea vatti, aga tead, mina lähen helistan politseisse. Mina tulen ka. Kuule, said sa nüüd aru, saime me tööd või ei saanud? Kurat, tööd mass. Keegi mind jälle saba ja sarvedena karvadada. Ei, no põrgu värk see tänapäeva elu. Mitte kedagi ei saa enam usaldada. Ei, no kurat, ära mine enam lihtsalt üldse kõrsist väljagi. Kurat, ma ei lähegi enam kõrtsid välja. Terviseks. Kurat, millal sa seda politseujõudsid kutsuda nüüd? Mina kutsunud, no ei tea, mis hingel see mind hoiab. No siis on ta jälle härra Sarv. Narva peaksin väravast kulutama. No mis ma paha olen teinud? On või ei ole? Ei tea. Riigimaa, seisan kus tahan. Ronin puu otsa kui tahan. Ronin oma kohta, aga siit väravast minge minema. Teie olete siin meremees. Ei ole ju. No on kaks. Ei no mina olen hääl-meelenarv ja proua ei taha lihtsalt naljast aru saada. Esitage oma dokumendi. Teemegi, olete ju Narva inimene. Dokument ei ole kaasas. Kaasa ka tulla ei saa. Otsin oma naist. Oma naist. Siis on teid siin rohkemgi veel või? Riik ja see Marri sugu. Ärge muutuge solvavaks, proua. Mina olen siin oma maa peal, tead, siin solvan keda tahan. Ja ma olen riigimaa peal solvan, keda tahan. Ja mina olen võimu ja riigi esindaja ja võin teid siin võimu solvamise eest pokri panna, teate. No, au ja kiitust, proua riigi esindaja. Kummardused teile. Mulle tundub, et me hakkame siin üle liirima. Mis mina nüüd teinud olen? See ongi siiras usk tema. Siiras usk riiki ja rahva esindajatest. Teiega ka häbe. See on siis see Salme Tervimata. Ei, no nüüd nüüd veel. Jah, minu naine ja mina olengi mees. Mis ta siin peaks olema, kui teie naine, mida ta siin? Mis teie siis tegete? Teate, ma lähen toon toast telefonile, helistan sellele härra Sarvele. No saab see asi ükskord selgeks. Mis te inimeste üle nalja teete? Raiskate meie kõigi aega. Ma rääkisin algusest peale, kuidas kõik on. Mina süüdi olen, et ta ei taha sellest aru saada ju. Ja mis nüüd siis on? hoidke eemale, muidu tulen kirvega kallale. Olge kirves käes. Kuule, rahune nüüd maha. Tulistage! Tulistage! Mina ei tunnusta mitte kedagi. Kuule, lähme koju, lähme lihtsalt ära koju nüüd. Need on minu isa õunakud. Kõik võtan maha ja kui vaja, teen sellest talust surnute saare. Tulistage ometi, te näete, ta on ju hull! Mismoodi ta siia sisse sai üldse? Ei, mina ei tunnista kedagi. Kuule, kallis mehed, kurat, pidi nüüd kummuti ära viima, mitte õunakuid maha võtma. Ma tulen nüüd hästi ettevaatlikult
tahad? Kutsu, kui tahad, mina kohut ei karda ja lähin komando ei jõua siia enam pool tundi. Selleks ajaks pole seda talu enam maa peal. No tulistad ometi, ma ei tea, jalga või kuhugi, aga no saate aru, need puud peavad ju jääma. Raielank! Teie ka, nõiamoorid! Hoidke tagasi, ta on ohtlik. Hoidke seda siis maha ei lase. Ja aiduliste jutul lõpp. Hüppake usukellele lõppkassile kallana, kui tahate. Korrateerige siis need naised siin. Meie pole midagi teinud. Ta võtkiski seda niimoodi südamesse. Jumal küll. Mis meie tegime? Meie kuulsime, et üks mees, härra Sarv, Roosi talupere-mees käib mööda küla ja... No seda ta rääkis siin ka, no jole tõsi, mis Sarv! Kus tõsi? Kuule, minge minema nüüd, tõmmake minema. Ma räägin temaga, rahustan ta maha. Minge ära. Põgenevad! No kurat, kuskile me ei põgene. Ma rahustan ta maha ja minge ära tuppa kuskile. Olgu, me läheme. Rääkige oma prouaga. Aga kui te midagi üritate, ma hoian. Minge ära! Jumal neid õhunabi, eriti need klaarid ja... Nad ei saa kuskile põgenema. Auto on väravas ja kohe on näha, kui lähevad. Minge ära nüüd! Mina olen täiesti kindel, ma olen täiesti... Tuleks pidanud ju tulistama, noh! Noh, see on nüüd küll natuke loll lugu või? Ei ole. Noh, on ju ka. No mis me nüüd ette võtame? Ma ei tea. Ma tõesti. Sa tahtsid need puud kõik üksi maha võtta või? Jah, Sa olid nii pettunud. ma olen kurb. Ilusad puud. Õied kõik laiali. Ma ei ole kurb. Ma tahtsin need puud kõik üksi maha võtta. Ma tahtsin need kaasa võtta. Kuhu kaasa? Linna või? Ei, endaga. Kuhugi, ma ei tea. Endaga? Ma ei saaks kunagi vaadata seda aega. Vaadata, et see on kellegi teise oma. Ta teeb siin omi asju. Või võtab ise kõik need puud maha. Ja teeb siia poe. Siia poe? Kellel on vaja üldse siia poodi teha? Siia kolkasse või? Kes üldse midagi siit ostma tuleks? Aga kes siit midagi korjama tuleks? No too Sarv või tolle Sarve lapsed või lapselapsed või? Sarv pole teinud elus muud peale raha kokkuajamise. Ta ei saaks siia isegi jalutama tulla, ta ratastoolis. Nojah. Huvitav, mitu aastat te selle eest saate? Mille eest? No kui me kogu see lõunapoia maha võtaks. Ma ei tea. Mõne. Võib-olla mitte ühtegi. Me olime afektiseisundis. Me olime hullud. Hull olen praegu siin ainult mina, kes siin üldse naiseks võttis. Ma võtan kirja. Mina võtan sae. Vabandust, palun, oodake moment, ma lähen küsin seest. Nii väikest asja pole nagu ratas tool ka lükatud ei saa. Järgmine. Jah, ei tegelikult kaugelt Kati omiga oled. Ongi kohal tema ise. Jah, vanasarvik näed Tidrikuga kaasa võtnud. Hea näppida ja noorust meelde tuleb. Kas sa poomitsed seal? Ega teed pakkuda pole. Ja tööd saaks tuleks kohe. Aeg läheb igavaks istuda.
võime. Tervisi härrastele! Tervist, härra Sarv, meeldib tutvuda. Nad kogusid ennast tööle, noh, kuidas öelda. Et teil seal aias nüüd nagu nukker lugu ja... Puud puha laiali ja... No, töökäsi on ju ikka vaja. Ja me siis mõtlesime, et noh... Et väike palk maja näiteks ja... Ei, härrased ei pea kahtlema. Mitte ei pea meis kahtlema. Muid oleme ennegi algudeks teinud. Kuule, see läks meile nüüd küll hästi. Ma olen alati öelnud, et tööd tuleb teha. Ei, no eriti kui töö ise üle läve tuppa astub. Lähme võtame. Tervise! Terviseks! Ma võin aabule uuesti 4 eurot peale emme ländi. Nüüd ma usun, et on mind kuulda väga hästi.